Venemaa-Ukraina sõja hirmuäratavates eesliini tapavööndites on teave kõik. Mida rohkem tead oma vaenlase asukoha ja liikumiste kohta, seda rohkem on sul võimu. Väljakutse seisneb tegelikult selles teabe hankimises. Aga mis oleks, kui sul oleks võimalus panna oma vastane oma täpset asukohta avaldama, ilma et ta ise arugi saaks, mida ta teeb? Just seda ongi mõned geniaalsed Ukraina häkkerid suutnud teha ja nii see käib. Kõik taandub ühele kindlale tehnoloogiale, Starlinkile, satelliit-internetiteenusele, mida haldab Elon Muski SpaceX. Starlink on kogu konflikti vältel mänginud tohutut rolli, olles kasutusel juba 2022 aasta veebruarist alates, et asendada Ukrainas venelaste poolt kahjustatud või hävitatud interneti- ja sidetaristut. Aastate jooksul pärast seda on seda teenust kasutanud nii Ukraina tsiviilisikud, valitsus kui ka sõjavägi. Sõjast räsitud piirkondade tsiviilisikud on teenusele lootnud, et võtta ühendust välismaailmaga või hoida sidet pere ja sõpradega. Näiteks on ka koolid, haiglad ja isegi Ukraina raudteerongid kasutanud Starlinki satelliitide võimalusi, et pakkuda elanikkonnale elutähtsaid teenuseid. Samal ajal hoolimata nii Muski kui ka SpaceXi presidendi Quinn Shotwelli vastuväidetest on Ukraina kaitsejõud leidnud viise, kuidas kasutada Starlinki võimalusi oma territooriumi kaitsmiseks ja vasturünnakute läbiviimiseks sissetungijate vastu. Seda on nimetatud Ukraina lahinguväljade side oluliseks selgrooks, kus paljudel üksustel on vähemalt üks Starlinki terminal, mis aitab neil ühenduses püsida ja koguda elutähtsat teavet. Droonimeeskonnad leidsid samuti viise, kuidas kasutada Starlinki oma mehitamata õhusõidukite ehk droonide juhtimiseks rünnakutes Vene vägede vastu, kusjuures mõned droonid olid varustatud isegi omaenda Starlinki terminalidega. Venemaal on samal ajal ametlikult keelatud Starlinki kasutamine oma riigi piires, kuna SpaceX piirab juurdepääsu geopiiramise abil, mis tähendab sisuliselt teenuse kättesaadavuse piiramist kindlates piirkondades. Kuid nende piirangute säilitamine vaidlusalustes ja okupeeritud Ukraina piirkondades on osutunud palju keerulisemaks. Vene väed on väidetavalt suutnud kasutada salakaubana sisse toodud terminale mõnes rindepiirkonnas. Sõja varajases staadiumis tähendas see, et Ukrainal oli tohutu eelis ühenduvuse ja side osas. Kuid aja möödudes hakkasid asjad muutuma. Näiteks 2024 aasta alguses avaldas Ukraina kaitseluure, et Vene väed kasutasid Starlinki satelliitsidet. Tegelikult teatasid Ukraina sõdurid, et venelased olid Starlinki kasutanud juba üsna pikka aega ning nende käsutuses oli tuhandeid terminale. Keegi polnud kindel, kuidas see täpselt juhtus. SpaceX kinnitas, et nad polnud Venemaale terminale müünud ei otse ega kaudselt. Lisaks väitis ettevõte, et nad ei tee äri Venemaa valitsuse ega sõjaväega ning Starlink kinnitas, et nende teenus Venemaal ei toimi. Ettevõte ähvardas samuti sanktsioneerida või deaktiveerida kõik kolmandad osapooled, kelle puhul leitakse, et nad on Starlinki tooteid Vene vägedele tarninud. Nii et Ukraina luureagendid uurisid asja veidi põhjalikumalt. Nad avaldasid raadiosalvestise, kus venelased arutasid võimalust osta Starlinki terminale läbi ühe Araabia riigi. Samal ajal ilmus rohkem tõendeid Starlinki kasutamise kohta Vene armee seas. Kuigi terminalid ei töötanud Venemaal endal, olid need töökorras rindepiirkondades, mis tekitas suure dilemma nii Ukrainale kui ka SpaceXile endale. Kui ettevõte lubaks Starlinkil nendes piirkondades edasi töötada, saaksid mõlemad pooled sellest kasu ning venelased võiksid oma ebaseaduslikult hangitud terminale kasutada Ukraina positsioonide ründamiseks. Samal ajal kui SpaceX otsustaks laiendada oma geopiirangu meetmeid, et takistada Starlinki kasutamist Vene vägede poolt rindepiirkondades, võiks see samuti häirida ka Ukraina ligipääsu ja sidepidamist. Seetõttu pakkusid Ukraina meeskonnad välja koostöö Starlinki inseneridega, et leida viis, kuidas teenus Vene kasutajate jaoks välja lülitada, ilma Ukrainat mõjutamata. 2024 aasta mais näis, et lugu oli jõudnud positiivse lahenduseni. Pentagon ja SpaceX teatasid, et Venemaa kasutajatel on Starlinki satelliitide kasutamine ametlikult blokeeritud. Kuid John Plum, USA kaitseministeeriumi kosmosepoliitika abiminister, hoiatas, et Venemaa võib siiski leida viise blokeeringust mööda hiilimiseks. Praegu oleme edukalt takistanud Venemaa kasutust, kuid olen kindel, et Venemaa jätkab katseid Starlinki ja teiste kommertside süsteemide ärakasutamiseks. See jääb probleemiks. Ma arvan, et me saime sellest aru ja leidsime häid lahendusi nii Starlinki kui ka Ukraina jaoks. Plumbil oli õigus. Vaid mõni kuu pärast Pentagoni teadet ilmus Ukrainast veel tõendeid selle kohta, et Venemaa kasutab Starlinki süsteemidega varustatud droone ning tundus, et see probleem ei kao kunagi. Tegelikult läks asi 2024. aastal ainult hullemaks.
tõendid näitasid, et 10 000 Starlinki satelliitvastuvõtjaid smugeldati endiselt Venemaale erinevate riikide kaudu, sealhulgas Türgi, Kesk-Aasia ja Lähis-Ida kaudu. Kui need vastuvõtjad jõudsid rindele, muutsid need samad seadmed Vene sõdurite ja nende ülemate elu palju lihtsamaks. Nad said neid kasutada oma ründedroonide tegevusraadiuse suurendamiseks, muutes need samal ajal täpsemaks ja raskemini elektroonilise sõjapidamise vastumeetmetega segatavaks. See omakorda muutis need tõhusamaks ja surmavamaks. Vene ohvitserid kasutasid samuti Starlinki satelliitinternetti, et saada reaalajas lahinguvälja kaardistust koos ajakohase teabega vägede asukohtade ja maastikupiltide kohta, et nad saaksid oma sõdureid ja ressursse lihtsamalt ja tõhusamalt koordineerida. Ukraina kübersõja ekspert koodnimega Goldfinger võttis olukorra ajakirjanikele kokku. Alates 2025. aastast hakkasid nad kasutama Starlinke oma suurte droonide juhtimiseks ja rünnakute täpsuse suurendamiseks, mis andis neile eelise meie droonitõrjesüsteemidest mööda hiilimiseks. Seega muutus see meie jaoks üha olulisemaks ja ohtlikumaks. Olukord näis üha sünge. 2026. aasta veebruari alguseks oli Ukraina pärast venelaste pikaajalist ja eriti intensiivset pommitamiskampaaniat tõsiselt kannatada saanud, mida süvendas veelgi pikk ja külm talv korduvate elektrikatkestustega, kuna Kremli drooniparved sihtisid alajaamu ja energiarajatisi üle kogu riigi. Jaroslav, Ukraina 128. raskemehhaniseeritud brigaadi luureohvitser, tunnistas, et tema riigi väljavaated polnud tol ajal kõige helgemad. Vaenlane üritas oma üksusi infiltreerida kaudsete rünnakutega, kasutades eriti halva ilma ära, et liigutada oma jalaväge meie positsioonide vahel ja jätkata edasitungi. Tema ja tema brigaad üritasid tol ajal tõrjuda Vene rünnakuid mitte kaugel Zaporižžja linnast Kagu-Ukrainas. Veelgi ida pool liigusid Vene väed samuti järk-järgult Uljanovski linna suunas, samal ajal kui Ukraina kaitsjad tõrjuti tagasi sellistes kohtades nagu Pokrovsk, Lõman ja mujal. Siis tegi SpaceX midagi, mis pööras kogu olukorra pea peale. Kiiev pöördus ettevõtte poole, et kehtestada Ukrainas kasutatavate Starlinki terminalide jaoks uus registreerimisnõue. Ettevõte nõustus ja rakendas uue süsteemi kiiresti. Äkitselt pidid kõik, kes soovisid Ukrainas, sealhulgas okupeeritud aladel ja rindepiirkondades, Starlinki teenustele ligi pääseda, külastama volitatud teeninduskeskust okupeerimata aladel ja esitama oma passi. Kui nad seda ei teinud, siis nende seadmed lihtsalt ei töötanud. Ukraina jaoks oli see suur võit ja ülimalt oluline pöördepunkt. Venemaa jaoks oli see katastroof. Hetkega jäid lugematud sõdurid, üksused ja komandorid pimedaks ning isegi Vene ametnikud olid sunnitud tunnistama, et see samm nõjutas nende operatsioone drastiliselt. Andrei Medvedjev, näiteks Moskva linnaduuma aseesimees, kirjutas Telegrammis, et SpaceXi tegevuse tulemusena on meil planeeritud löögi asemel vaenlase vastu täielik kaos. Vene sõjablogijad olid samuti otsuse üle internetis raevus. Näiteks Aleksandr Slatkov, kes tunnistas, et Starlink ligipääsukaotus tekitab kindlasti suuri raskusi. Ja Telegrami kanal Two Majors kirjutas: miljonite poolt armastatud fašist Elon Musk teenib Ukraina relvajõudude huve. See võib seletada terminalide massilist triket, mis algas eile õhtul rindel. Sel viisil aitas liberaalide poolt jumaldatud geenius taas Ukraina relvajõude meie sõdurite tapmisel. Teised sõjablogijad märkisid, et Venemaa üritab probleemist mööda hiilida, kuid hetkel puudub Starlinkile elujõuline alternatiiv. Nad lisasid, et Kreml kaalub selliseid võimalusi nagu registreerimisprotsessi ümbersõitmise tehnikad või üleminek Hiina satelliitide kasutamisele, kuid kinnitasid, et ükskõik millise neist lahendustest teostumiseni kulub veel üsna palju aega. Aga aeg on rindel olevate Vene vägede jaoks väärtuslik kaup. Enamik neist peab tapatsoonis vastu vaid mõne päeva, enne kui nad saavad haavata või veel hullem, ning nad ei saa endale lubada oodata, kuni võimud leiavad sellele probleemile lahenduse. Nii et nad muutusid meeleheitlikuks ja grupp Ukraina häkkereid kasutas seda meeleheidet täielikult ära. Nüüd kiire kõrvalmärkus. Sellepärast me teemegi saadet The Military Show, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa ei jääks järgmisest ilma. Nüüd mõistsid mõned venelased, et ainus viis Starlinki teenuse taastamiseks oli leida viis oma terminalide registreerimiseks. Nad ei saanud seda ise teha, sest see tähendaks sügavale Ukraina territooriumile minekut ja kuidagi Ukraina passide hankimist. See oli liiga riskantne. Seetõttu hakkasid nad otsima ukrainlasi, kes võiksid olla valmis neid aitama. Nad pakkusid suuri summasid kõigile, kes oleksid nõus terminalid nende nimel registreerima ja nende side taastama. See oli meeleheitlik samm, kuid maapealsete vägede jaoks oli see ainus võimalus, mis neil alles oli.
mida nad aga ei mõistnud, oli see, et nende pöördumised olid köitnud 256 küberrünnakudiviisi Ukraina kübersõja spetsialistide meeskonna tähelepanu. Meeskonda juhtis Goldfinger ise, endine sõdur, kes sai lahingus haavata, kuid otsustas jätkata oma riigi teenimist digitaalses maailmas häkkerina. Diviis tajus, et see oli võimalus venelastele lõks seada, mis võiks muuta sõja käiku ja päästa selle käigus lugematul hulgal elusid. Nad otsustasid esineda küberkurjategijate rühmana ja hakkasid ühendust võtma meeleheitel Vene sõduritega, pakkudes neile võimalust registreerida nende Starlinki vastuvõtjad Ukrainas krüptovaluuta eest. Kui keegi oli õnge läinud, algas pettus. Ukraina häkkerid meelitasid oma ohvreid üha sügavamale lõksu, küsides esmalt neilt mõningaid igapäevaseid andmeid, näiteks nende seadmete seerianumbreid. See kõik tundus venelastele normaalne ja mitte eriti riskantne, nii et nad esitasid oma andmed. Seejärel läksid häkkerid veelgi kaugemale, küsides lisateavet. Lõpuks, kui nad olid venelastelt oma teenuste eest tegelikult makse kätte saanud, liikusid nad oma skeemi viimasesse etappi ja küsisid sõduritelt nende täpseid GPS-koordinaate. Selleks hetkeks olid paljud vene sõdurid juba täielikult selle ideega kaasa läinud. Nad olid juba maksnud ja andnud palju teavet, nii et nad nõustusid palvega ning andsid vabatahtlikult täpsed andmed oma asukoha kohta. Sealt edasi pidid häkkerid vaid selle info Ukraina sõjaväeüksustele edasi andma. Need, kes rindel võitlesid, said siis hõlpsasti hiilida ja venelased hävitada. See on pöörane trikk, aga see töötab. 256 diviis teatab, et üle 2600 venelase on peadpidi lõksu langenud ja oma asukoha reetnud. See omakorda on aidanud Ukraina sõjaväel täpselt välja selgitada Vene komandopunktide, droonipilootide positsioonide, vägede koondumiste ja staapide koordinaadid. Uuriv ajakirjanik Maxim Tucker, kes oli teinud terve dokumentaalfilmi neist geniaalsetest Ukraina häkkeritest, andis Times Radio Rinde podcasti ühes episoodis lisateavet selle kohta, kuidas nende pettus töötab. Ta selgitas, et meeskonnas on vaid 6 inimest, kuid nad suutsid luua tehisintellektil põhineva vestlusroboti, mis teeb suurema osa tööst nende eest ära, võttes venelastega ühendust ja kogudes nende andmeid tükkhaaval. See võimaldab neil sihtida tohutul hulgal vaenlase vägesid, hoolimata sellest, et nad on suhteliselt väike grupp. Ta lisas, et häkkerid tegutsevad ka muul viisil, kasutades erinevaid kübertehnikaid, et murda sisse Vene e-posti kontodesse või kasutades võltsitud tehisintellekti loodud naiste profiile, et vestelda Vene rindeväelastega ja veenda neid avaldama väärtuslikku teavet oma asukoha ja liikumiste kohta. See kõik aitab täiendada Ukraina luureannete kogu ja annab selgema ülevaate lahinguväljast. Niipea kui häkkerid saavad teada midagi olulist, annavad nad selle edasi sõjalistele juhtimiskeskustele. Taker filmis isegi hetke, mil Goldfinger ise helistas juhtimispunkti ja teatas, et läheduses varjab end Vene sõdur. Ta selgitab, et kui Ukraina meeskonnad saavad sellist infot, ei saadeta kohe droone välja ega pommitata neid alasid ilma kontrollimata. Nad ei taha riskida tsiviilisikute kahjustamise või ressursside raiskamisega. Seega teevad nad kõigepealt jälgimist, et kinnitada venelaste kohalolekut, enne kui planeerivad järgmisi samme. Oma artiklis The Timesile toob Taker näite, kus Jaroslav 128. raske mehaniseeritud brigaadist sai koordinaadid 256 Önvalt diviisilt ja kandis need luurepiltidele, zoomides sisse, et uurida täpset piirkonda, kus arvatakse venelaste asuvat. Ta märkab peagi vaenlase vägedele viitavaid tunnuseid, sealhulgas värskeid jälgi ja oksi, millega on varjatud nende varjualune. Kui Jaroslav oli luureandmed kinnitanud, andis ta koordinaadid edasi järgmisele lülile ahelas, Ukraina droonioperaatoritele, kes seejärel viisid varjualusele läbi täppislöögi. Jaroslav ja tema kaasohvitserid jälgisid otseülekannet, kui kamikaatsedrooni tabamus tabas varjualuse katust, varises kogu varjualune kokku ja mattis sees olnud venelased enda alla. Vahetult enne tabamust märkab droonikaamera veel midagi. Hoone katusel asuvad satelliiditaldrikut, mis ei ole suunatud taeva poole, vaid hoopis lähedal asuva küla poole. Ka see on saanud tavaliseks vaatepildiks rindepiirkondades. Kui SpaceX katkestas Starlinki teenuse, hakkasid venelased kasutama satelliiditaldrikuid, et luua Wi-Fi sildu üksuste vahel, võimaldades neil omavahel suhelda. Ühelt poolt on see innovatiivne viis probleemist mööda hiilimiseks, teiselt poolt teeb see Ukrainal veelgi lihtsamaks välja selgitada, kus venelased end peidavad. Need peavad lihtsalt otsima satelliiditaldrikuid, vaatama, kuhu need on suunatud ja järgima nende suunda, et leida rohkem sõdureid. Charo lisas, et isegi pärast seda, kui nad olid häkkeritele oma asukoha andmed ära andnud, jäid paljud venelased samasse kohta, vähemalt mõneks ajaks, andes Ukrainale aega neid leida ja kõrvaldada. Sellele on mõned võimalikud seletused. Näiteks võib olla, et mõned Vene sõdurid on lihtsalt liiga rumalad, et mõista, et neid on petetud.
Teise võimalusena võivad nad mõista, et neid on petetud, kuid kardavad liiga palju, et seda oma ülemustele või kaasvõitlejatele tunnistada, nii et nad vaikivad ja loodavad, et see viga ei osutu saatuslikuks. Mõnel juhul võivad venelased soovida ümber paigutuda, kuid nad lihtsalt ei suuda seda teha, sest nad asuvad nii ohtlikes kohtades, kus Ukraina droonid sumisevad pea kohal ja otsivad igasuguseid liikumismärke. Selle tulemusena hävitatakse paljud neist sõduritest kõik omaenda naiivsuse tõttu, mis on muutnud elu Ukraina droonioperaatorite jaoks palju lihtsamaks. Operaatorid nagu Katariina, kes oli 23-aastane ja 4 kuud rase, kui Tucker temaga kohtus. Ta otsustas liituda sõjaväeteenistusega pärast seda, kui oli omaenda külas sõja esimesel aastal näinud Vene okupantide poolt toime pandud õudusi. Minu kaaskülaelanikud kannatasid okupatsiooni ajal. Mõned mehed võeti vangi, üks piinati surnuks. Nad viskasid granaate keldritesse, kus inimesed peidus olid, liiga hirmul, et välja tulla. Mõned inimesed surid selle tagajärjel. Nüüd on ta üks paljudest droonipilootidest, kes kasutasid häkkerite saadud andmeid, et hävitada Kremlit teenivaid sõdureid, aeglustades vaenlase edasiliikumist ja nõrgestades nende sõjamasinad üks rünnak korraga. Ma tunnen lihtsalt kättemaksujanu kõige selle eest, mida nad siin on teinud ja teevad. Ma kaitsen oma õdesid, vendi, väikseid vennapoegi ja tegelikult kõiki Ukraina lapsi, kes kannatavad Vene agressiooni all. Ja ma teen seda selleks, et minu lapsed saaksid hiljem rahus elada. Kui tõhus see meetod siis olnud on? Kuigi Tucker tunnistab, et selle operatsiooni tõttu hukkunud Vene sõdurite täpset arvu on võimatu välja arvutada, on Ukraina rindevõitlejad selle mõju kindlasti tundnud. Nad avaldavad, et Vene rünnakud Ukraina positsioonidele on pärast Starlinki terminalide sulgemist ja häkkimise algust vähenenud hämmastavalt 45%. Tucker väidab, et selle tulemusena on päästetud lugematul hulgal elusid ning teised küberbrigaadid rindel on 256 Eindalt diviisilt palju õppinud. Mõned on isegi hakanud nende meetodeid jäljendama, et koguda veelgi rohkem Starlinki andmeid ja korraldada oma vaenlaste vastu veelgi laastavamaid rünnakuid. Muidugi pole tõenäoline, et see meetod töötab igavesti. Venelased saavad lõpuks aru, mis toimub ja vähem sõdureid on valmis oma asukoha andmeid jagama. Kuid Ukraina häkkerid on visad. Nad töötavad juba uute trikkide ja tehnikate kallal, et vaenlast ootamatult tabada ning hakkavad üha enam tuginema tehisintellekti tehnoloogiatele, nagu tehisintellekti loodud identiteedid või tehisintellekti põhised häkkimistööriistad, et oma operatsioone tõhustada. See on aidanud neil murda sisse Kremli ametnike ja Moskva ärimeeste e-posti postkastidesse ning paljastada Venemaa relvatehaste salajased asukohad, mida on seejärel rünnatud kaugmaarakettidega. Lühidalt öeldes, kuigi need kübermeeskonnad ei ole rindel, ei tulista püssidest ega korralda suurtükirünnakuid, avaldavad nad sellele sõjale siiski erakordset mõju. Kasutades innovatiivset ja kastist väljas mõtlemist, külvavad nad Kremli ridadesse kaost, segadust ja kokkuvarisemist. Ja viimased luureandmed näitavad, et Venemaa kokkuvarisemine on palju suurem, kui keegi oskas arvata, millest saad rohkem teada selles videos. Või vaata seda videot, et näha, kuidas isegi kõige paadunumad Vene natsionalistid ja endised lojalistid pöörduvad riigi presidendi Vladimir Putini vastu. Ja rohkemate sõjauudiste, ülevaadete ja analüüside saamiseks telli juba täna The Military Show.